Hea sõber, soovin sulle õnnistatud pühapäeva ja uut nädalat. Kujuta ette, sa lähed ühel päeval koju ja leiad, et keegi on sinu aeda seemneid külvanud. Aga ta pole teinud seda korralikult. Mõni seeme on kukkunud asfaldile, kõnnitee kivide vahele, kolmas aiaäärsetesse ja ohakatesse ja vaid väike osa peenrasse. Iga aednik ütleks, et see on täielik raiskamine. Ükski neist ei käituks nii rumalalt. Ometigi jutustas Jeesus täpselt sellise loo, mida me täna tunneme, tähendamissõnana külvajast. Ja täna vaatame Matteuse evangeeliumi 13. peatüki ja esimest 23 salmi. See on üsna pikk lugu, ka tuntud lugu pühapäevakoolist, aga õieti on see ikkagi pilt minu ja sinu südamest. Aga kuulakem. Sel päeval läks Jeesus kodunt välja ja istus järve äärde ja tema juurde kogunes suur rahva hulk, nii et ta pidi astuma paati ning sinna istuma. Kõik rahvas seisis kaldal ja tema rääkis neile palju asju tähendamissõnadega. Ta ütles, vaata, külve läks välja külvama ja külvamisel pudenes osa seemet tee äärde ning linnud tulid ja nohkisid selle, aga osa kukkus kivisele maale, kus seal polnud palju mulda ja see tärkas kohe, sest sel polnud sügavat mulda. Ent päikese tõustes see närtsis ja kuivas ära, sest sel polnud juurt. Osa seemed kukkus ohakate sekka ning ohakad sirgusid ja lämmatasid selle. Aga osa kukkus heasse mulda ning kandis vilja, mõni 100, mõni 60, mõni 30 seemet, kel kõrvad on, kuulgu. Jüngrid astusid Jeesuse juurde ning küsisid temalt, miks sa räägid neile tähendamissõnadega? Ja Jeesus kostis, teile on antud mõista taevariigi saladusi. Neile aga ei ole, sest kellel on, sellele antakse ja tal on rohkem kui küllalt. Aga kellel ei ole, sel võetakse ära seegi, mis tal on. Ma räägin teile tähendamissõnadega sellepärast, et nad vaadates ei näe ja kuuldes ei kuule ega mõista. Ja nende kohta läheb täide Jesaja ennustus, mis ütleb, kuuldes te kuulete ega mõista, vaadates vaatate ega näe, sest selle rahva süda on kalestunud ja nad kuulevad kõrvadega raskesti ja sulevad oma silmad, et nad silmadega ei näe ja kõrvadega ei kuuleks, et nad südamega ei mõistaks ega pöörduks, et ma võiksin neid parandada. Õndsad on aga teie silmad, et need näevad ja teie kõrvad, et need kuulevad, sest tõesti ma ütlen teile, palju prohveteid ja õigeid on ihaldanud näha, mida teie näete, ega ole näinud ja kuulda, mida teie kuulete, ega ole kuulnud. Kuulge nüüd külvaja tähendamissõna tähendust. Igaühe juurde, kes sõna kuningriigist kuuleb, ent ei mõista, tuleb kuri ning riisu külvatu ta südamest. See on tee äärde külvatu. Mis kivisele maale külvati, on see, kes sõna kuuleb ja selle kohe rõõmuga vastu võtab. Aga tal enesel pole juurt, vaid ta on heitlik. Kui teda sõna pärast hakatakse rõhuma või ta taga kiusama, laseb ta end kohe eksitada. Ohakate sekka külvatu on see, kes sõna küll kuuleb, ent selle ajastu muretsemised ja rikkuse petlik ahvatlus lämmatavad sõna ning see jääb viljatuks. Heasse mulde külvatu on aga see, kes sõna kuuleb ja mõistab ning siis ka vilja kannab. Mõni 100, mõni 60, mõni aga 30 kordselt. See on Jumala sõna ja püha evangeelium. Kuuldud tähendamissõnas on seemneks Jumala sõna, evangeelium.
kõige väärtuslikum sõnum selles maailmas. Külvaja on aga selle seemnega erakordselt helde. Ta ei vali, kuhu seeme kukub, vaid viskab seda kõikjale. Otsijatele, kahtlejatele, tugevatele, usklikele ja eksinutele. Probleem ei ole siin seemnes, sest Jumala sõna on alati elav ja vägev. Küsimus on hoopis pinnases, kuhu see seeme kukub. Just see muudabki selle loo nii aktuaalseks, nagu see täna on. Me elame keset informatsiooni üleküllust, kuid vili puudub. Meis puudub vajalik sügavus, et head sõnumid võiks vastu võtta ja see võiks meis juurduda. Jeesus räägib siin meile 4 südameliigist. Tasub küsida, milline süda on neist minul? Esimene on teeäärne pinnas ehk kõva süda. Seeme kukub siin teele, mis on kõvaks tallatud ja linnud nokivad selle kiiresti ära. Ka seal kirjeldakse inimesi, kelle mõistus on nagu kinni. Elus läbi elatud pettumused on muutnud selle küüniliseks. Selline süda on kibestumiste, kiirustamise, sõnumite küllusega kõvaks tallatud. Saatan röövib sellele pinnale langenud hea seemne enne, kui see üldse juurduda jõuab. Ümbritseb lakkamatu tähelepanu püüdmine on teinud oma töö. Teine tüüp südameid on võrrelda kviivise kaljuse pinnasega. Siin on tegemist pinnapealsusega. Sellised inimesed võtavad alul Jumala sõna suure rõõmu ja emotsioonidega vastu. Kogu esialgne pühendumus on rajatud siin dopamiini laksule või püüdmisele. Kuid Jumala sõna selles keskkonnas ei juurdu. Sellistel südametel puudub kriitilise analüüsi ja sügavuti mineku võime. Niipea kui elust läheb raskeks, kui tulevad tagakiusamised ja pilked, nii-öelda see kõrveta päike, siis nende usk närtsib. Neile inimestel on olulised elamused, mitte sügavus. Tõeline usk peab vastu tormidele, mitte tugevate okste, vaid sügava juuristiku tõttu. Kolmandat tüüpi südamed iseloomustavad ohakad. Sellised südamed on nii-öelda nagu jagatud. Väliselt on kõik korras. Inimene käib kirikus ja Jumala sõna seeme hakkab isegi kasvama. Kuid Jeesus ütleb, et selle ajastu mured ja rikkuse pettus lämmatavad siin vaimulikku elu. Sellist elulaadi iseloomustab igapäevane ülekoormus, töövajadus saada edutatud, hirm tuleviku ees, enda võrdlemine teistega. Kõik need asjad lämmatavad meie vaimulikud vajadused. Ohakad ei tapa meie usku üleöö. Nad lämmatavad selle aeglaselt, sentimeeter sentimeetri haavalt. Sinu kalender on täis, aga süda on tühi. Sa oled lihtsalt liiga hõivatud, et anda ruumi vaimulikule elule ja vilja kandmisele. Ja lõpuks räägib Jeesus heast maast ehk mõistvast südamest. Sellise südamega inimesed kuulavad sõna, lastes sellel aktiivselt kujundada oma maailmapilti. Nad analüüsivad kuuldud ja panevad nii-öelda killud kokku. Hea maa ei tähenda seda, et need inimesed on täiuslikud. See kirjeldab lihtsalt vastuvõtlikku südant, mis kannab vilja, olgu siis 30, 60 või 100 korda. Jumal ei oota kõigilt maksimaalset saaki, vaid sulle kohast saaki, sinule kohast viljakust, just seal, kus sa oled. Kuid miks rääkis Jeesus selliste peidetud piltidega? Sama küsimust kuuleme ka jüngritelt. Miks sa räägid neile tähendamissõnadega? Jeesuse vastus on esmapilgul isegi karm.
ta viitab prohvet Jesajale, öeldes, et inimestel on silmad, aga nad ei näe ja kõrvad, aga nad ei kuule ja ei mõista. Ja Jeesus lisab neile tähelepanekutele veel ühe vaimuliku seaduspära. Kellel on, sellele antakse juurde. Aga kellel ei ole, sel võetakse ära seegi, mis tal on. Jeesuse sõnum avab ühtede tee vaimulikule kasvule, kuid teistele, kes olid suletud, tundusid need kohtumõistmisena. Avatus Jumala sõnale ei ole automaatne, see ei ole midagi, mille eest tuleb pidevalt hoolt kanda. Vaid siin on midagi, mis on ka Jumala käes. Iga põllumees saab ju oma maad harida, jah, see on inimesepoolne võimalus. Aga Jumal on see, kes lõplikult teeb tööd meie juures. Ja kui me Jumala sõna vastu võtame, laseme selle juurduda, siis meie elud ja südamed ja kõik see muutub. Milline võiks siis olla meie osa otseselt selles protsessis? Esiteks pehmenda oma südame kõva pinda, tule Jumala juurde ja palu arusaamist. Teiseks aja oma juured sügavamale, ära toeta ainult emotsioonidele, vaid loe sõna ja palveta ka siis, kui keegi ei näe. Ja sest juured ju kasvavad varjatult. Ja kolmandaks, kitku ohakad välja. Küsi endalt, mis on need nähtused, mis röövivad kogu sinu tähelepanu ja armastuse. Äkki tuleks neist asjadest lihtsalt loobuda. Ja kui need ülesanded tunduvad üle jõu käivatena, küsi endalt, kas ma olen valmis lubama Jumalal oma südame pinnast harida, isegi kui see on alguses päris valus. Palvetagem. Issand, muuda mu süda heaks pinnaseks, et su sõna võiks mu elus vilja kanda. Isa, Poja ja Püha Vaimu nimel. Aamen.